Tere! Tervist! Meeste jutud siinpool, Janek. Toomas. Ja täna räägime tervendamisest, natuke esoteerikast, mida see nagu tähendab ja siis ka kvantfüüsika ja energia tulevad teemaks. Kui jõuab. Kui jõuab, jah. Ja väga pikaks ei taha seda ajada, et see peaks ikka olema huvitav ka kuulata. Ja kui nüüd see jutt meil edasi läheb, et siis vastavalt selle kulgemise käigus näeme ära ise, et kas me jõuame sinna või. Ja tervendamine siis tegelikult tähendab mida? Ehk siis tervendamine on ju hingelise tasandil korrastamine, mille kaudu siis füüsiline keha saab oma sellise nii-öelda jõu ja võimu tagasi, ehk siis, et füüsiline keha saaks ennast ise siis korda teha. Ja see ongi üks põhilisi asju, näiteks meie mõlemad oleme reiki tegijad. Ja reiki siinkohal siis on ju puhtalt nii-öelda energeetiline tervendamine, mis tähendab ju ka seda, et nii-öelda meie hinge olemus on ka energia, ehk siis selles maailmas on ju kõik energia. Just. Ja rääkides veel sellist tervendamise poolest, siis ikka jälle kuuleb seda väga tihti, et terves kehast terve vaim. Siin tuleb nüüd ikkagi kogu see asi lahku lüüa ja vaadata neid asju täiesti eraldi, sest et see on kohe kindlasti müüt. Ja, et noh, ütleme, tead sa, mis asi vaim on üldse või kus ta asub? Hakkame natukene teisest kohast võib-olla pihta, terves kehast terve vaim. Kui nüüd vaadata seda, et võtame sellise lihtsama variandi, ütleme, et see vaim ongi siis kehas. Siis kui vaadata kogu seda kontseptsiooni siis ja mõelda natuke loogiliselt selle peale, siis enne peab ikkagi, nagu Toomas ütles ka, et see sisemaailm peab olema korras. Et kui sinu sisemaailm on korras, siis ka keha suudab ise ennast tervendada. Et see, mis meile on öeldud, mis meile on räägitud, mida me oleme õppinud kunagi, see tuleb meil sõna otseses mõttes kõik ümber õppida. Et terves kehas terve vaim ei pea kindlasti mitte paika, vähemalt minu nägemus on selline, et kui panna see vaim sinna keha sisse, siis on see kõik vastupidi, et kui sinu vaim on terve, siis on ka keha terve. Aga see on samamoodi nii-öelda poolik tõde. See tegelikkus on omakorda ikkagi hoopis teine. Kui rääkida vaimust, siis vaim tegelikult on absoluutselt kõik see, mis meid igapäevaselt on ümbritsemas. Seda võib ka mõneski mõttes öelda, et see on selline kollektiivteadvus. Kollektiivteadvus ei ole päris õige, aga... Jah, et no selles mõttes nagu öeldakse, et vaim on üks. Et see tähendabki seda, et meie kui hinged oleme igaüks omaette üksus ju. Ehk siis sina kui hing ja mina kui hing. Ja kõik need inimesed siin maakera peal ongi ju hinged või nüüd juba räägitakse, et maakera polegi nagu olemas, et ongi lame maa. Ja nüüd juba siis... On ta siis ümmargune või on ta siis lapike? Kes nüüd ütleb, et kas need pildid, mis meie planeedist maa tehtud on sealt kuskil pilvepiiri pealt, et kas need ikka on õiged? See on ikka lame, ükskõik kaugel nad teevad seda. Aga noh, see selleks, et see pole praegu nagu see põhiteema meil. Aga nagu point iseenesest ongi nagu see, et kui me saame aru sellest, et vaim on ainult üks ja see vaim on kõike hõlmav, siis see tähendab seda, et vaim on, nagu minu onu ütles, et vaim on igas telliskivis ka sees, millest on ehitatud nii-öelda kamin, siis nii ta ongi, et see on nagu selline nähtamatu väli, millel on omaette teadvus ja meie oleme siis oma hingedega justkui nagu siis veepiisad nagu kogu selle vaimu nagu küljes, ehk kui me võtaks... Teadvus ühendatud. Ja, et meie siseteadvus, mis on siis esoteeriline, võiks nii öelda, on siis ühendatud eksoteerilise vaimuga.
mis on siis väline pool. Just. Ja sinna välja poole me siis kiirgame ja see saabki teistele siis ka nähtavaks, et milline meie siis see esoteeriline pool või see sisemaailm on. Ja ütleme siis, et kui me nüüd lähemegi jälle nagu selliseid detaili, siis ongi see, et vaim on üks, et me oleme kõik selle vaimu liike nii-öelda ühenduses selle vaimuga. Ja ütleme siis nii, et selles vaimus hakati looma see kollektiivteadvus. Ehk siis inimesed mõtlevad väga üheselt mingisuguseid asju ja ütleme, kui me siin räägime mingisugusest ülemaailmsest sellisest ühe suuna nii-öelda esile toomisest, ehk siis, et kui nagu mõte on see, et kui rääkida kogu aeg mingisugusest väga konkreetsest haigusest, siis kuhu see asi välja jõuab, on ju tegelikult see, et meie teadvus programmeeritakse ära mingisuguse väga konkreetse infoga, mis hakkab looma kollektiivteadvust. Kui kõigile räägitakse kogu aeg ühte ja seda sama, siis mingis hetkes me võtamegi need detailid nagu enda sisse ja me hakkame neid nagu endasse nagu ümber programmeerima. Ja see teebki meid lõppkokkuvõttes haigeks. Sellepärast, et see kollektiivteadvusel on lihtsalt nii suur jõud. Vaata, kui sa oled oma mõtetega üksi, siis sa tunnedki, et sa oled üksi, kui sa räägid seda kellelegi, siis on juba 2 inimest. Võib-olla tuleb keegi veel, on 3 inimest. Ja juba tegelikult 2 inimese puhul tekib selline asi nagu kollektiivteadvus. Ja kui inimesi 3, siis nende 3 inimese mõttemaailmad, kui nad on samad, kui nad ühtivad, siis see loob juba väga võimsa kollektiivteadvuse tegelikult. Ja kujutame ette, et kui inimesi on 3 miljonit ja see informatsioon kõik teavad ühte seda sama, siis see loob ikka väga suure muudatuse. Siin on nagu väga hea teema tuua välja, et sellest olen ka rääkinud varemates mingites teemades. Et inimesed ei osanud, ammustel aegadel inimesed ei osanud seletada loodusjõudusid ja kõiki seal, et järsku kuskilt tekkis suur must pilv, sealt hakkas välku lööma, see välk lõi siis mõnele inimesele majja sisse ja maja põles maha. Ja küsimus on siis see, et mis sealt siis nagu toimus, et millest see nagu järsku nagu tekkis ja inimesed, seda räägib Põhjala mütoloogia, et inimesed mõtlesid välja jumalad ja ütleme siis põhjas on siis Oodin oli see peajumal, Thor on siis piksejumal, Zeus on siis Kreeka mütoloogias piksejumal. Ja siis oligi see, et kui kogu see rahvas teadis, et kui nagu jamaks läheb, siis ütleme siis keegi seal jumalatest vihastab, siis ta hakkab välku lööma. Siis nad saavad karistada. Ja ehk siis ja sellest tekitatigi nii-öelda selline kollektiivteadvus, ehk siis kõik teadsid, et kui sa oled jumalate vastu nagu halb, siis nii-öelda asjad lähevad nagu sinu jaoks kehvasti. Ja sellega loodi nii-öelda mõttemuster, mis siis hakkas nagu tööle hästi aktiivselt, ehk siis kui kõik nägid musta pilve, siis kõik juba teadsid, nii nüüd läheb jamaks. Ehk siis sellega loodi energiaväli ja see energiaväli tekitaski nii-öelda selliseid musti pilvi ja sinna ka siis sellist asja nagu välku löömist ja sellist teemat, mis siis tegelikult tähendaski seda, et mingi mass inimesi nii-öelda mõtles ühtemoodi ja sellega loodi väga võimas energiaväli. Kui me siin nüüd enne rääkisime, et kvanthäälestus, mitte kvanthäälestus, vaid kvantfüüsika on ju, siis tegelikult kvantfüüsika on võimalikkuste füüsika. Ja see tähendabki seda, et kui meil on selline piisav mass ühte mõttemustrit, siis see mõttemuster hakkabki looma teatavat energia välja. Ja kui me siin kujutamegi ette, et nüüd ilmselt hakkab nagu välku lööma varsti, siis sisuliselt me nagu ehitamegi selle teema nagu üles ja kui inimesed nagu jõuavad sellesse enda uskumuste süsteemis nagu hästi tugevalt nagu sisse juurutada, et nende mõte paneb nagu energiat juba tööle, siis asjad hakkavadki toimima.
täpselt sama, kust me nagu siis nüüd alustasime, on siis see tervendamise teema. Et me ju oma sisemaailmas nii-öelda mängime kogu aeg sellise siseteadvuse esoteerilise maailmaga iseenda sees. Ehk siis, et mul juba on tunne, et mul hakkab palavik tulema. Ja sellega me tegelikult võimendame oma sisemist sellist energiapotentsiaali just selle tulemuseni. Ehk siis palavik on siinkohal tulemus. Ja asja nagu olemus põhimõtteliselt jõuabki nagu sellesse faasi, et me nii-öelda ehitame iseendale nagu väga raske füüsilise seisundi, aga see algab tegelikult nii-öelda sellest hingetasandist. Nii et ja kui ütleme siis perekonnamudelis näiteks, et keegi ütleb, et oi, ma tunnen, et ma vist hakkan haigeks jääma. Siis teised, kes seda asja nagu kõrvalt kuulevad ja vaatavad, võivad ka nagu tajuda seda, et mul on ka siuke imelik tunne juba. Või siis hakkavad automaatselt nagu eemal hoidma, et mina nüüd küll seda endale ei taha, on ju. Ja tegelikult, kui sa seda pidi mõtled, siis läbi selle toimub täpselt samamoodi loomine. Et see, et sa seda ei taha, tegelikkuses sa tõmbad endale seda just külge, sellepärast, et sa oled mõttes mängus sees ja sa oled saanud nakatatud sellest pisikust ehk siis sellest mõttest, kuna see jõudis sinu teadvusse. Nii et selles mõttes ongi, et me nagu ise loome nii halbu seisundeid kui ka tegelikult terveid seisundeid. Ehk siis nagu ütleme see maailm, me siin selles nii-öelda diiseris rääkisime, et kuidas me nagu ise nagu korraldame mingisuguseid asju ja siinkohal siis tulebki nagu see teema ka, et meid on õpetatud nii-öelda kõveras maailmas elama. Ja selles kõveras maailmas ongi asjad nagu selles mõttes nagu paigast ära, et me teame nagu informatsiooni, mida tegelikult meil vaja ei ole. Et meid uputatakse ebanormaalse infoga üle. Aga kui me nagu ise jääme endaks ja mõtleme, et see ei ole normaalne, kui mehed käivad naiste riietes. Näiteks, ja see on lihtlabane näide, et see ei ole normaalsus, siis et mehed peavad ikka jääma meesteks ja naised naisteks, et jälle siin näide, et päris palju on üks riik, saareriik, kus mehed ja naised näevad välja nagu mehed ja naised, ehk siis või nagu sellised ilma soota tegelased, ehk siis meestel on hästi nagu palju nagu selliseid naisomadusi ja naistel on nagu meesomadusi, ehk siis nad ongi, et naise kehas, aga olemuselt nagu mees ja mehe kehas siis olemuselt nagu naine, et ongi selline justkui nagu kultuuriline eripära juba, aga see ei ole nagu ju normaalne, kõik saavad sellest aru, et siinkohal jah. See on jälle normaalsus nende jaoks, kui nii võtta, et see on täpselt see, mulle meeldib üks väga hea ütlemine, et see, mis on normaalne ja normaalsus ämbliku jaoks on katastroof näiteks kärbse jaoks. Kui see kärbes jääb sinna ämbliku võrku kinni, siis kui tal ikka väga veab, siis ta saab ennast sealt lahti rabeldada, aga tagajärjed võivad olla natukene kehvemad. Jah, ämblik on ehitanud väga hea süsteemi, kust kärbes nii lihtsalt lahti ei saa. Ehk siis, et ta on tõmmatud nii-öelda võrku ja seda võrku ta jääb ja kui ta seal kiiresti nagu minekut ei saa, siis ämblik on kiirem, aga ämbliku mängumaa on see. Nii et selles mõttes tervendamine, tervenemine, need on tegelikult meie siseasjad. Ja täpselt see, kui täpselt me oma seda sisemaailma suudame häälestada, see ongi nagu see, mis sõna otseses mõttes nagu kõige olulisem on. Et kui meil on nagu päevast päeva räägitakse, et on mingisugune haigus on levimas, siis meid on häälestatud seda informatsiooni püüdma oma teadvusega. Ja see teadvuse vastu võetud informatsioon hakkab tööle siis kas meie kahjuks või meie kasuks. Et mis on hästi oluline siin on see, et meil tuleks tegelikult nagu väga nagu konkreetselt enda jaoks selgeks teha mingid asjad. Ehk siis mitte olema nii-öelda välise info jaoks 100% sööjad või söödavad,
et me tegelikult peaks nagu oma seda sisemaailma just hoidma nagu selles võtmes, kus asjad nagu on nagu meie enda jaoks nagu selged. Ehk siis mina peaks nagu teadma väga täpselt, mis tunne on olla terve. Mida see teeb? See teebki see, et see ongi minu häälestatus. Et siin juhtus eile üks naisterahvas meile rääkima, kuidas nemad olid nagu vaene pere, neil oli 13 last ja isa ütles nii, kõik jooksevad. See oli veel see, et minul raha ei ole, et teid ravida. Just, ja see tähendab seda, et enne magama minekut 3 ringi ümber maja, paljajalu lume sees. 3 ringi ümber maja ja siis saate magama. Ja see naine ütles, et ma arvan, et ta oli seal 70-ndates juba. Ja tema siis ütleb, et ja ma tõesti ei ole terve elu nagu väga nagu siukest mingit haigusi nagu põdenud. Nii et selles mõttes isa aitas lapsi häälestada. Aga jah, et ikkagi, mis on kvantfüüsika point, siis nagu ma ütlen, et võimalikuste füüsika, et see tuleb tegelikult aina rohkem meie teadvusesse sisse just selles mõttes, et me saame iseennast häälestada ja kes ei saa, siis tegelikult meie siin, Janek ja mina, oleme tegelikult aidanud siis väga paljudel inimestel seda häälestust endaselt ka paika saada. Et see kvanthäälestus enne, mis läbi käis, ei olnudki üldsegi mitte vale. Et kui võtta seda nüüd aluseks, mis Toomas rääkis, et see kvantfüüsika on võimaluste füüsika on täpselt samamoodi häälestusega, et inimestel on võimalik häälestada sellele lainele, et ta ise suudaks neid otsuseid selliselt vastu võtta ja ümber pöörata nagu enda kasuks, et see mõttemaailm muutuks inimesel selliselt, et mitte, et mul hakkab nüüd palavik tulema ja ma nüüd jään haigeks, või täiesti vastupidi. Nii et häälestamise küsimus väga mitmes variandis, aga et siinkohal me oleme mõlemad reiki inimesed ja kvanthäälestuse teema on meil ka nagu kasutusel kogu aeg. Mis tähendab seda, et need asjad, need sellised ütleme siis energiahäälestused on nagu väga, ütleme siis asjalikud enda jaoks hästi kiire muutuse loomiseks. Mitte ainult meie jaoks, vaid kuna me seda ka teeme nii-öelda teistele inimestele, siis see tähendabki seda, et teil on võimalik selle asjaga nagu ka ise nagu kokku puutuda ja tunnetada ära, kuidas kehas asjad nagu muutuda võivad. Ja siinkohal siis ütleme ka selline psühholoogiline pool on tervendamise juures hästi oluline, et see ei ole alati, ütleme niimoodi, et põhiteema on alati ikka see, et me räägime läbi, milles nagu mure on. Räägime ka nii-öelda sellised erinevad vaatenurgad lahti, et miks see põhjusena nagu tulnud on. Ja siinkohal siis teeme ka sellise energeetilise korrastuse põhimõtteliselt ka siis reiki näol, kvanthäälestuse näol või siis on ka täiesti olemas selline teenus, mille nimi on energeetiline korrastamine. Nii et need annavad teile ikkagi nagu sellise väga hea stardiplatvormi uuesti nagu ennast korda saada. Jah, kui rääkidagi sellest, et kõik on energia, kõik meie ümber on energia ja täpselt samamoodi saavad need muutused, nagu alguses rääkisime meist endast. Ehk siis, kui meie sisemaailm on korrastatud, see loob absoluutselt väga suure muudatuse ennekõike meis endis ja teised inimesed, kes siis kas või ütleme, et meiega ühe katuse all elavad või siis töökaaslased, sõbrad, tuttavad, nad ei pruugi isegi sellest aru saada, aga nad tunnetavad seda, et mingi muutus on toimunud, kuigi nad ei näe seda. Et ega seda ei saagi katsuda, seda peab ise tundma ja kõik meie ümber on energia ja kõike seda saab muuta, et sellist sinu hetke või minu hetke seisundit, et seda tuleb lihtsalt teha teadlikult ja olla nagu kohal selle teostamise juures.
ja ütleme, et selline energeetiline korrastamine on nagu väga hea ja väga võimas selline energia vahendamise või käivitamise moment, et inimene, ütleme, et inimesele läbi selle tegelikult ei anta mitte kala, vaid antakse õng ja antakse kätte nagu need vajalikud suunised, vajalik teeots ja ülejäänu on siis tema valik, et kas ta nüüd otsustab jääda sinna mugavustsooni kinni või otsustab edasi liikuda, kasutades neid temale antud vahendeid. Jah, ja et põhimõtteliselt ütleme, inimene peaks ikkagi nagu ka enda sees tegema ära nagu sellise otsuse, et ta tahabki nagu terveks saada, ehk siis ütleme, me teame seda, et on olnud läbi aegade inimesi, keda on ravitud ja kes ei ole terveks saanud ja et see on olnudki nagu selline mitme otsaga nagu küsimus, et justkui nagu kõik asjad tehti ära, aga mingeid muutusi ei ole. Siis sisuliselt võiks öelda, et kui muutusi ei ole, siis ongi nii-öelda otsitakse valest kohast. Et ei ole ise tahtnud seda muudatust. No üks asi on jah see, et ise nagu ei olegi otsustanud terveks saada. Teine asi on see, et on mingisugused hoopis mingid kõrgemad jõud või mingisugused raskemad teemad, mida ei olegi nähtud. Et näiteks ju inimene iseenesest nagu füüsiliselt on ju terve, aga ta tunneb ikka, et tal on mingi jama. Et siis tekibki küsimus, et arstid näevad, et kõik on nagu korras, aga asi on lahendamata ikkagi. Et siis ongi see, et asi ei olegi füüsilises kehas, asi ongi hingetasandi just nii-öelda esoteerilises pooles, et siis seal enda sisemaailmas, millel on selline saladus, mida ei ole siis veel ära lahendatud. Nii et ütleme selle loo lõpuks praegu tahakski nagu öelda seda, et mõelge selle peale, et kui teil on mingisugused probleemid, siis et need kõik algavad tegelikult teie enda seest. Et ükski haigus ei tule ega hüppa kuskilt väljaspoolt sisse. Me kas ise laseme sellel toimuma hakata või mitte. Ja meie asi on siis tegelikult aidata nii-öelda see protsess nagu tööle panna, see tervenemise protsess, ehk siis otsime, leiame põhjuse üles ja siis räägime selle lahti ja sealt edasi juba tegelikult saame asjadega hakata nagu konstruktiivsemalt tegelema. Ja ma ütlen, et on asju, mille saab niimoodi terveks teha, aga on asju, mis tahab saada nii-öelda väga pikka nagu lahendamist, sest kui me oleme ikkagi nagu olnud, ütleme, suurem osa ajast tervest oma elust mingisuguste asjadega kimpus, mingite sisemaailma nii-öelda asjadega, sa tunnedki, et sa ei ole nagu rahul asjadega, ja see nagu sööb sind, siis tegelikult peaks hakkama vaatama ikkagi nagu lausa ajas tagasi minema ja mingeid sisemisi süsteeme nagu ümber nagu siis häälestama ja hindama ja tunnetama, et see kõik tegelikult võib võtta nagu aega. Aga eesmärk on ikkagi nagu teid korda saada ja ütleme siis nii, et kõik see, mis teie sees on teie enda põhjustatud. Üks moment, mis ma veel tahtsin öelda, et ega ei ole harvad need momendid ka, kui inimesed räägivad sulle ühte, aga tegelik põhjus on hoopis kuskil mujal. Ja julgustakski siinkohal rääkima nendest asjadest nii nagu ta on, sest et siis saab nagu palju kiiremini ka sellele küsimusele lahenduse. Ja, et ütleme, meile võib valetada, aga endale ei tohi valetada. Ehk siis, ütleme, valetamine ei olegi nagu siinkohal nagu see nagu asi, millest nagu rääkida, aga et just see, et inimesed ei taha näha vahest mingeid asju enda sees, et need on just nagu tema enda poolt nagu paigast ära. Aga samas, ütleme siis, meie asi ongi need asjad nagu ka lahti rääkida. Ja, et väga tihti on need momendid on valusad ja seetõttu ongi see, et miks inimesed ei ole nõus minema nagu ajas tagasi ja tegelema nende küsimustega.
ja seetõttu ongi siis selline väikene hädavale abiks, et pöörduda siis nii-öelda abi saamiseks. Et mitte nagu selle asjaga tegelema hakata on isegi lausa see, et mul on käinud kliente küll, kes ütlevad, et jah, et kui nüüd see asi nagu on põhjuseks, siis ma tegelikult pean hakkama kogu süsteemi muutma. Ma räägin, et aga et kui sa tahad nagu nii-öelda hingerahus ja tervelt edasi elada, siis sul ei olegi valikut, tulebki hakata nende asjadega kuskilt peale. Nii et tervenemine, tervendamine, need on kõik nii-öelda üks tervik, ehk siis see on alati koostöö, et kui te tulete meie juurde nii-öelda tervendust saama, siis tegelikult see tähendab ju mida? See tähendabki seda, et te räägite asja lahti, nagu teie näete, meie nii-öelda räägime siis selle omalt poolt lahti, kuidas meie asja näeme ja sealt siis tegelikult hakkamegi looma seda koostööd. Ja siit tulebki nagu see mõte, et teie tervenemine on meie meeskonnatöö. Nii et sõna otseses mõttes räägime asju lahti ja noh, ütleme, oleme siin ka selgeltnägija teemas sees, nii et see selgeltnägemise üks asi on näha natuke sügavamale, kui te võib-olla isegi näete ja see aitab nii-öelda seda maailma teie sees nagu võimalikult efektiivselt nagu paika tagasi saada. No nii, pikk jutt äkki vist juba. Jah, minu arust kujunes see ikkagi oluliselt pikemaks, kui alguses mõtlesime, aga need teemad tegelikult on olulised ja kui neist natukenegi rääkida ja paraku ei saa jääda kaugeltki mitte nagu väga pinnapealseks, et neid asju tuleb inimestele seletada lahti ja nagu ma ka ütlesin enne, väga palju asju on, mida me oleme eelnevalt õppinud, tänase seisuga vaja ümber õppida ja nagu Toomas ütleski, et ei ole meie asi siin ilustada asja, me ütlemegi nii nagu on, et kui mingeid asju on ikka vaja muuta, siis see nii on ja kui see sõna otseses mõttes tähendab tervet elukorralduse muutust, siis minu küsimus ongi ainult see, et kui väga sa tahad seda. Just, nii et meie oleme abiks, aga et otsuse teete teie ja selles mõttes võtke seda kui võimalikkuste füüsikat, ehk siis teie füüsilises kehas toimivad asjad täpselt nii, nagu teie lasete neid toimida. Meie võimekus on see, et me saame seda energiat muuta teise sagedusse ja see on see, kust hakkavad muutused nagu toimuma. Nii et tervendamine läbi võimalikkuste ja põhimõtteliselt ka läbi psühholoogilise sekkumise, ehk siis psühholoogiline sekkumine on siinkohal küll nii-öelda rohkem selline, et me ei roni teie hinge, vaid nõustamise vorm. Jah, nõustamise vorm pigem, et me räägime mingeid asju lahti, aga et see ei ole nagu siis nii-öelda teie süvahinge sisse ronimine ja laamendamine seal, vaid et pigem nagu see, et me saaksime asju teha mõnusalt ja meeldivalt ja noh, võimalikult siis kiiresti teid aidata nagu ree peale tagasi. Et on minul ka olnud õnneks, ma ütlen, ainult üks inimene, kes siis ei saanud abi. Ja ma tükk aega mõtlesin selle peale, murdsin oma pead ja siis ma lasin selle lahti endast. Sest et ma teadsin, et mina endast andsin kõik 100%. Rääkisin ära, selgitasin ja tuli mulle siis pärast see teadmine, et täpselt nii oligi, et inimene ise blokeeris ennast ära. Miski põhjusel, ühelt poolt ma nägin seda, et ta ei uskunud seda. Ja teiselt poolt ma nägin seda, et ta ei tahtnudki seda. Sest et mingi moment oli see haigus, mis tal oli arenenud sellise momenti, et tal oligi valida, et kas siis minna veel omakorda kõvemate ja kangemate rohtude peale edasi või siis otsida mingit alternatiivset varianti. Aga see alternatiivne variant ikkagi tundus natuke liiga hirmutav ilmselt siis tema jaoks, et ta pani ennast lukku
ja seetõttu, kui rääkida veel nagu sellisest energeetilisest tasandist, siis kui me võtame otsuse vastu, et me ühelt poolt ta küsis abi, aga teiselt poolt ta pani ennast lukku ja ta ei tahtnud seda abi vastu võtta. Ja siis ongi see, et paraku ei saa kohe mitte seda inimest aidata, see abi lihtsalt ei jõua. Ehk siis ongi see, et nagu öeldakse ka piiblis, et saad kõik, mida küsid. Ja ütleme see, et mida sa nagu küsid, üks asi on see, et me ütleme nagu suusõnaliselt välja, teine asi on see, et meil on nagu see hinge teema, et me justkui ei suuda loobuda sellest raskest nagu seisundist ja see on nagu muster juba omaette. Nii et asjad paraku võivad minna väga nagu sellist omasoodu. Ja noh, mingid asjad ongi valusad, aga et ega kedagi nagu kiirustada ka ei saa, et see kas tuleb või see siis peab veel ootama. Nii et nii ta on. Ja teinekord ongi niimoodi, et inimesed lasevad, täiesti on selline hästi kannatlik inimene ja ta muudkui kannatab ja liiga kannatlik just nimelt ja ta laseb endaga väga palju juhtuda ja alles siis, kui see valu läheb väga suureks. Väljakannatamatuks ja siis ta hakkab nagu abi otsima. Et ei ole päris mõtet nagu seda liiga suureks ja liiga tugevaks ka lasta, et enne seda saab juba väga palju ära teha. No vot, sellised tervendamise ja tervenemise jutud tänaseks, et tõmbame selle teema nüüd vaikselt kokku. Ja järgmistel kordadel siis juba nagu uued teemad ehk siis, aga eks see tervendamine on meil ikkagi nagu kõige põhilisem lugu siin. Seetõttu see läks ka alguseks, et siin võib rääkida mitte isegi tunde, vaid päevi. Just. Aga igal juhul mõelge positiivselt, tunnetage ise ennast tervena, looge endale kvantfüüsiline võimalikkus, et te saate nii-öelda terveks ehk siis ja tunnetage ennast tervena, et see annabki teile juba sellise korraliku poweri sisse, nii et ja kui on abi vaja, siis saate meiega ühendust võtta. Ja praeguseks nautige oma elu ja ilusat ilma ja kõike, mis väärib nautimist. Aitäh, et olete meiega. Ja hoidke ennast kursis, millega me järgmisel korral teemaks tuleme. Kõike head. Aitäh.